Milline ilus sügisene ilm, et minna tagasi kooli. Tšau! Mis see kooli tagasi tähendab? Õppima, sõitma, tuletama meelde, kust kõik sai alguse, kui raske see on olnud. Ajame vanapoisile hääled sisse, tuletame talle ka meelde, kuidas kuiva asfaldi peal ketsi tegemine välja näeb. Nii et siin on seda upgrade itud, aga sõitmas pole jõudnud käia. Maast tuli sisse panna. Uus aku peale seda 6 või 8 aastat sai ka külge pandud. Ja nüüd paneme ta käima, sellepärast et OG fännid ja jälgijad teavad, mis autoga on tegemist. Aga meil on ikkagi siin neid jälgijaid ja vaatajaid juurde tulnud, siis teeme teile täna sissejuhatava ekskursiooni ajalooradadel, et mis, kuidas, miks, vaatame seda autot lähedamalt natukene, tuletame kõigile meelde ja lähme proovime täna Matsuril taga teha siis pauku, mürtsu, kärtsu ja tuld, kõike, suitsu. Vaatame, kuidas vanake vastu peab ja mis emotsioonid Karelil tekivad sellega siis sõites. Aga enne, käima, kesklukku siin ei ole, ilmselgelt. Ma isegi ei tea, kas kesklukku valmitud olema. Ma arvan, et ilmselt mitte. Kui ma vaatan siia istme peale, see hakkab pihta. Kuradi rottit elavad siin. Mul on juba kaassõitjad kaasas. No. See auto läheb alati käima. Kuus või? Boosti rõhk või? Rehvi rõhk? No las jääb. Vanameister ei tea isegi, mis rõhku ta siia tahab, sellepärast kes teab, kuidas see auto üldse sõidab. Ja vaata see 2 mehe töö, vaatamise kapoti jälle tuletame meelde, mis siin on siis. Kui te küsite käest, palju siin on turborõhku näiteks, tegelikult hea küsimus, siis mina ei mäleta enam. Aga ma arvan, et see jäi sinna 1,6 ja 1,8 barri juurde, ongi vist piikis 2 barri, aga hoidma jääb 1,8 või 7 midagi siukest. Ja sellel autol peaks olema siis, kohe ütleme, vaata see lahendus tuleks ümber teha. Kellegil võiks olla S4 ja pakkuda nagu tänava kõlbulikku. Need lähevad jälle nii kalliks ära, et Karel võib-olla peaks ostma endale ühe igaks juhuks või pakkuge toorikut selle jaoks, et see korda teha. Aga viimases videos, kes te võite vaadata, siis me tegime siia Radica upgrade'i ja täna me olemegi seda testima tulnud. Siin on vesimetanoli pritse ja klaasipesu paaki käib -20 see klaasipesu vedelik ja siis on need tüüsid, siis pihustatakse seda siia sisse. Ehk sellel autol peaks olema 450 hobujõudu ilma vesimetanolita ja vesimetanoliga 550 hobujõudu mootorist siis. Minu arust see ei ole rattast. Ja väänet on siin rämedalt, see hakkab kuskiltki 2800-3000 on nagu lõpuni 7 tonnini seda väänet. Ja siin on segu siibriga ära piiratud pöörete piiraja siis. Ehk see on niimoodi, et ta jääb pööret hoidma. Ta ei tee seda plakki. Ma ei tea, kui tuuline on ka ilmselt. Tule siia varju, auto varju, siis see kaamera naine ei külmeta ja võib-olla see tuul ei tee ka siin blub. Ehk see on omal ajal ehitatud tead siukeste käepäraste vahenditega ja nipet-näpet ja näed, viimasena aktiivselt see auto osales vist siis 2020 superfinaalides. Tegemist on siis originaalse 2.7 Audi biturbo mootoriga, kus on vahetatud pihustid, siin on originaalkolvid, aga kepsud on vahetatud. Väntvõll on originaal ja põhimõtteliselt nagu käigukast on Audi originaal. Hooratas on vahetatud lightweight kergema vastu ja siis
upgrade'id sidud ja kaaned on originaalid, siin ei ole nagu, tegelikult on see nagu suhteliselt stock pill. Ja ma arvan, et ma sõnun nüüd ära, kui ma ütlen need sõnad välja siit. See mootor ei ole lahti käinud peale seda Force'is tehtud rebuildi, millest on täna, ma arvan, möödas 7-8 aastat või isegi rohkem. Ja see sõidab 98 bensu peal. Ta on uskumatult tubili olnud ja ma loodan, et temas on veel mõned aastad. No, God, please, no, no! Ja siis ma saan teha nagu see soomlane tegi, see Peltola. Et ta läheb nagu, kogub sammad ja siis me võtame ta sealt sambla alt välja, peseme puhtaks ja teeme ta nagu fresh buildi, vaata. Teeks 3-liitriseks, teeks 2.8 kaaned, nukad, veel suuremad turbod. Turbod on RS4 omad K04. Aga paneks tänapäevasemad, veel ägedamad turbod, blow-offid. Palju sellest plokist neid heppasid välja saaks võtta? Aju oleks vaja. Kurat, juba läheb liiga kalliks. Ma juba ei taha teha seda. Aga pull oleks tegelikult, kui oleks aega. Sellepärast mul on üks mootoriplokk ja tegelikult terve teine mootori justkui mingisugused asjad garaažis olemas seal Lasnamäe garaažis. Tegelikult oleks siia huvitav siuke 1000 hepane pill teha nelikveoliseks tagasi ja minna hirmutada inimesi mingitel üritustel ja asjadel. Ja võib-olla isegi minna tänavale temaga. Sellepärast see turvapuur või see kaar, see ei ole puur, see on pool puur. Ma olen kunagi käinud Maanteametis ja selle passi võtnud, see on kirjas kõik. Tead, ega vaikimisi olengi otsinud endale uut projekte ja vaadanud ringi ja tegelikult oleks äge ju ajalugu korrata ja teha üks 4-kohaline driftiauto. Et siin torude vahel on suhteliselt jama nagu istuda, vaata. Aga näed, Car Verticalist vaatasin ühte perfektset toorikut, Audi S4, uuem generatsioon, sedaankerega, mitte Avanti, aga tegelikult vist oleks Avanti ja vaata, kui palju asju siia taha mahuks. Veel niisamagi kanna, aga näed, see on perfect torik tegelikult selles mõttes, ta on läbi elanud ühe avarii, värv on ka õige, see Audi saaks endale siis noorema venna. See oleks eriti äge, et ta on juba matt musta ja keegi on taga avarii teinud, aga mulle sobib ja see on veel 3 TFSI mootoriga, mis sobiks ka, ainuke asi, mis ei sobi, et on automaat, aga noh, küll selle ära swapib või tuunib või mida iganes. See autode ajalugu ongi tihti peale väga huvitav ja selle jaoks tulekski enne ostu Car Verticalis veenduda, et mis on enne juhtunud ja kasutage selleks kindlasti vampiire ja sooduskoodi ja kõik lingid leiab alt. Vaatame, mis sellest unistusest saab. Kas see saab teoks ja siukse kere peal S4 oleks äge, aga see oleks väga raske teekond nagu selle autoga oli. Ja tegelikult mul on pocket listis või seal listis paar lihtsamat versiooni ka. Aga unistus oleks ikkagi see drift-taksi ära teha, et ühe kaupa neid inimesi sõidutada on keeruline, 3 oleks seltsis palju segasem. Et kui selle autoga natuke vaeva näha, siis saaks talle ülevaatuse. Ja me lähme seda ülevaatust proovima, mitte selles episoodis, aga järgmises episoodis. Täna lihtsalt vaatame, testime, kui hea ta on. Ja mis siin veel on? Selles mõttes, et omal ajal võis sõita semi-prood siis poolkaarega. Siin on korviste pandud, siin on kusjuures, siin pool ei ole, tegelikult mul oli vöö, oli ka tavaline veel, teisel pool on lihtsalt tavaline vöö, sportrool ja kässer. Ja tegelikult ma räägin ülejäänud tühjaks visatud ja suhteliselt stockpill. Akku on viidud pagassi, massi lülitin ka seal ja veovõllid on siis kangemad. Seal on mingisugune häkk tehtud, et need on mutriga otsad, mitte need kolditavad. Xenonid on ees ja see on see Night Matsuri. Ma ei tea, kui pimeda peale jääme, et me rehve väga palju kaasa ei võtnud ja ma ei mäleta palju see Audi neid rehve jõuab põletada ka. Aga nendele küsimustele me saame vastused. JDM-i poisid on kohal. Täna ma ei ole JDM, täna ma olen Vaak Grupp Audi.
sõidab küll ju, sest tal häda on. Natuke jõuetu on. Või nagu kuidagi uimps on, nagu ei. Vesimetat on või, otsas on. Seda klaasipesu oleks kellegi vaja talvist. Ma ei tea, kas on kellegi või? Ma arvan, enam ei ole kellegi. See on ju keelatud. Ei no sinna vahet ei ole, sinna midagigi vaja. Seal oli roosat kütust. Ega midagigi on vaja, kütust ei saa panna sinna. Seda õiget klaasipesu. Aga kuule päris hea on, ma ütleks, et niimoodi outside of the box oli nagu veitsa okei, aga üllatus oli sporiloigud on 2 kohas. See tekitaks nagu libedust, kui kõik need laiali viisid selle vee. Ja korra viskas nagu kütus äis, ma ei tea, kas haak on niimoodi täis või oli kuskilt mujalt autost. Aga oli päris pull. Selstiiri on nagu vähe nagu, aga töötab selles mõttes. Ma sain ikka ilusti suitsuga lahti, aga siin ei nekki on ju. Jagub veel. Nii, 2 ringi sai praegu. Saad veel? Saab veel. No seest poolt pulk kiirem. No siis teeme veel. Teil on klaasipesu otsas. Klaasipesu on otsas ja ma ei näe üldse sõita, pane juurde. Tegelikult me saime Lauri käest bussist klaasipesusid Tallinna. Vaatame, kas sellest on kasu või ei ole. Upust oleks 100 hobujõudu juurde vaja. Pauku on nagu vähe nagu. Või noh, auto ongi lahja tegelikult. Gaas on ka jõle uimane, ma ei tea, kas see kogu aeg nii olnud. Aga ära veel kõik ära pane mingisugune osa. Pane natuke veel, ma vaatame, kas sellest on kasu, et kas tuleb pauku juurde või lihtsalt kustutab veel rohkem sädet ära. Kustutab rohkem ära. Nelja kaupa vist. Ma saan rongijuht olla. Saan esimene olla vist järgmisest paarist.
Aga thanks sulle. Kas sa tahtsid, et see auto näeks ilusam välja või? Jaa. Tahtsin küll, me käisime Vargil. Vahi tutikad väljad on Laurile. Lauril on hea buss, sealt mine võta ainult. Probleems on. Ei lähe alla või? 18. See on 18. Kurat, pimedas see Vargus ei õnnestunud. Kõrgus eri. See ei lähe, jah? Liiga edev on ka. Sul tuleb läbi koopa see. Kuule, aga lähme proovime veel. Või? Lähme viime tagasi, küsime äkki kellelgi on niisama rehv. Kuule, hammas läks verele, et laseks selle kütusepaagi ja metapaagi tühjaks ikka, aga siis oleks ühte jooksu juurde vaja, siis saab pimedas ka kärtsu, mürtsu ja leeki teha. Nii et lähme vaatame boksis ringi, kellele siin mida on. Kuule, ma leidsin selle venna üles, kes on süüdi selles, et seal on Esisilla kitis on mingisugused kaikad. See oli aastal 2000. Tule vaatama kätetööd, mäletad, mis sa tegid või? See oli, mul ei olnud veel õiget pinkigi, see sai presspingiga tehtud. Oota, seal oli kuskilgi sul kellegi garaažis või kuskilgi vaardus? Viimsis minu vana kodugaraaž, kus kõik alguse sai kunagi. Peale seda oli Randra Kajo pill sealt, aga jah. No näed, nad on alles veel. Need kollasid ka veel. Täitsa kollasid ka veel. Sa töötasid siis Wicewebis? See aeg ma olin Wicewebis ka veel, jah. Ja minul oli see kollane, oli see oma firma märk. Kas see on tänase päevani veel? Väga mitte. Ei ole, kadunud? Must nagu südametunnistus. No loodame, et täna midagi ei juhtu ja ma ei pea neid prototüüpe uuesti tulema sinna keevitama. No! God, please, no! 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 Parem oleks, see nüüd tükk annab juba tänapäeval teha. Keegi ei mäleta enam. Kuigi mul on meeles, ma tahaks öelda, et alumised õõtsad on 40x2 puuritorvu ja ülemised õõtsad olid 20x2 kroomolu. Jaa, aga mul on isegi rakis olemas veel. Vaata, et sa tead, kus on kinnituspunktid ja kui suur kaar peab olema. Jaa, ma midagi siin tehtud. Ma mäletan ühe korra, kui sul oli hooaja mingi lõpuürg ja lasid kõigil tiimkamadel sõita, siis üks härra... See Tanel Nõmm, sellest ta ei pääse. Et ta leidis selle ühe ja ainsat Estooni seal piltsil ülesse ja siis Kaarel üks päev helistas mulle. Kuule, äkki teeks ühe uue. Jah, vot see on see saatusega arma, mis käib elu lõpuni kaasa. Õigesti mäletan, see oli 2014 või 2015 mingi suvine aeg või seda sai tehtud ja siis ma mäletan, ma veel selle, sa jätsid auto minu kätte, ma tulin sellega Viimsist, sõitsin ise siia koha. Ise veel, jah. Sa tegid ju sõidud ära ja midagi oli vaja pärast muuta teha, siis ma sõitsin sellega Viimsist taga. Siis ta oli Street League'l? Jah. Vot, Harril on hea see numbrimälu, mul numbrimälu ei ole, mis aastal see täpselt juhtus. Mingi pöördel, natuke on antud. Aga täna ta siin on, sõidab, nii et lähme otsime neid rehve edasi. Vaatame, keda me veel siin boksides näeme ja siis äkki saame ikka pimedas ka kärtsu, vürtsu ja leeki teha. Peab saama. Tuututab, rehve on või? Mina ei tea. Otsi 2 tükki rehve. Muidu ei saa kõrvalesõitu, ei saa. Kõik on street'i mehed, on 205 mehed on kõik. Aga tegelikult see kõlguks ka juba. Seal taga on mingi koosolek. Kellelgi niisama vast ei ole velja pealt maas. Kõigil on velgedega. Kait! Jääb üle või? No vaata seda autot, vist jääb noh. Mis tegid? Katki on või? Aga miks? Kõver või? Joo. Oi! Aga Wiceweb on siin lähedal ju. Torm on lähedal. Aga täna ei sõida rohkem. Täna ei sõida, aitas küll. Kuule, aga laenad siis rehvi? Jaa, tule võtta nii palju. Oi, näed. Sul on valikut isegi. Jaa, tahad kütet ka või? Mis, sul on 98 või? Jah. On või? Ei ole nii. Kuule, tahad äkki Audiga proovida sõita või? Teene vastu, jah? Siim Oskar pidi ka proovima. Tea reisk. Eks ta väga hull ei tohiks olla, aga no ma ei tea, jätame viimaseks äkki või? No jah. Mul on kogemus seinasõita juba olemas täna. Ei kurat, siis võib-olla jah, sul aktsiad on langenud natuke praegu. Tee müügileping lihtsalt ära. Ostu-müügileping, BMW vastu vahetus 1-1. Mis see 500 eurone auto tänapäeval maksab? Kuule, mine saa kuu peale. 2 sotti jah? 5 tonni. 5 tonni on isegi vähe, kuule. Kas sul on raske või?
kivi, paber, käeriid, 1, 2, 3. Kivi, paber, käeriid, 1, 2, 3. Nii. Veel. Tulete koos. Käeriid, 1, 2, 3. Mida hoidsid? Feil. Alus. See on ikkagi maht universaal, siia saab kõik ära mahutada ja rehve vahetama minna. Võtame need on head kerged väljad teisteks. Ära raputa. Nüüd inimesi jalu. Ma ei hakka siin pauku ja kärksu vürtsu tegema, äkki ma olen paha inimene siin, äkki kellegi lähevad kõrvakiled katki. Te ikka ole rullnokk. Rullnokk oleks raudselt, aga me leidsime siis rattad, nagu te nägite, ja nüüd me läheme neid vahetama siin Laitse rallipargis. On siuke tänase päeva puhul teenus olemas. Raha eest seekord küll, aga vähemalt saab vahetada. Ja siis teeme veel siin mõned lubatud kõrvalsõidud ära, et kes siin paberkivi käärid, tütar ja isa viskasid, kes saab enne. Siis ma ei tea, äkki anname Kaido Järvsile ka audit proovida, äkki hakkab meeldima. Ja siis on üks rullnokk on veel, see Oss Racingu vend, see Siim Oskar. Ta tahaks ka proovida, et kui hea Audiga driftida on. Teeme siis mingit pulli ja nalja ka, et Audi on niigi erakordselt hästi ennast ülal pidanud, et loodame, et kestab siis päeva lõpuni ära. Sihuke möll käib, ma ei tea, kas siit midagi näha ka jääb, aga pime Karel räägib siin. No mina ei ole pime, väljas on pime. Ootamatult. Läksime tuppa rehve tegema, oli hämar, tulin välja, on öö. Ja see oligi night bash olema ja tegelikult Karel ei plaaninud nii palju rehve ära lasta, aga näed, Audi kestab hästi. Poputame teda, siis teeme mõned ringid veel ja klaasipesu vist saab ka juurde või? See sai osta? Ei olnud? Kurat, see on TFK kaup, vaata, talv pole veel kätte jõudnud. Aga pimedas on hirmus sõita, ei tea, kas isegi julgeb. Aga lähme proovime, see on viimane set ja tegelikult hakkab nagu päev läbi ka saama. Ja ma ei tea, palju siis pimedast üldse sõiduklippe saab, sellepärast meil nagu nii häid kaameraid ei ole, mis pimedast filmiks hästi. Aga kes teab, äkki mõned klipid ikka tulevad välja. Mis pidu siin käib? Starlight käib juba? Disco? Jaa, nii. No Anu, mis teed siin? Alati see viimane ring vaata. Anu, miks? Neljakas ei olnud hea raisk. Ei olnud, jah? Üks ratas oli katki. Klaasikillud. Kõige hullem ei olnudki, aga ärge grupikat tehti. Kõik on terved, jah. Autod on katki. Ma ei ole hullu midagi. Ei ole hullu. No nii. Jah, mis leidsid? Mis said? Käenmik on katki. Mul on küsimus, kuidas me selle auto käru peale nüüd saame? Siiri peale saame, aga... No peame ise käsitsi aitama. Aga ma proovin tagurdada, vaata, et ratas läheb otta. No davai. See ongi mingi ront ju. Nüüd on veel rondime. See on mingi ront ju. Interpeter, see Matsuri special. Yeah. Vahel läbi ja ütlesin Karlile, no sa oled päev otsa külmetanud ja töötanud, tule teeme viimased ringid. Ja siis viimane ring, ma ütlesin, filmi seda ka, siis pimedas jääb midagi peale. Yeah. Jäi hea kolari peale. No jäi. Ma nagu nägin, et nad seisavad. Ma jäin ka nagu, üritasin kinni pidudada, aga enam ei olnud kuhugi pidurdada. Ei olnud. Kuule, aga nüüd paneme selle originaalsilla alla tagasi. Ei, tuleb Iceväbi. Iceväbi või? Ahah.
aga lähme siis otse Tallinnasse ikka või? Paneme Tallinnasse peale poole. Vaata, mehed teavad, kuidas saada mingi katkisi autosi peale. Las see külmetab sul väljas oma autoga. Siit tuleb enne kontrasse lasta. ja lase nüüd lase külge. Kässar ja siis hoo peale. Sa tegid ka või? See on jah. Ei olnud hullu midagi, väike kalks oli. Ma mõtlesin, et siit tuleb head tandem, jumala lähedale saab, aga seisma jäid. Ma ei näinud ka, et see eest spinni tegi, ma olin nii peidus. Karel, kuule, sul on viimasel ajal juba kombeks treilaga ära tulla rajalt. Mis värk on? No teeme viimased ringid, vaata Karlile ütlesin, filmi ka. Need on need viimased ringid, nii ei tohi. Põhiküsimus see, kuidas me päriselt peale. Kas nüüd on minu kord sõita? Hea, et Kaido ei läinud. Ei, see tuleb vist üles, siis jalaga sisse lüüa. See on sirgeks. Oma, kuule, lähme drifti. Rooli ots kinni punktida. Katki on. Oih. Mis see oli? Kätte on jõudnud esmaspäev. Ei tea, kas ta ka sinine on. No tegelikult ei ole. Pühapäev oli vahepeal ja Karel ei ole valges autot näinud. Oi. Kurat, pimedas oli palju leebumise värk ju. Enam ei ole silepill ju. No nüüd on ikka täitsa kõver ju. Uks käib ju. No uks käib, aga siin on ka korts sees. Oi, see on paha korts ju. On jah? Sellega küll ülevaatust läbi ei saa. Koputama. Vaata, aga siit saad välja lükata, kuule juba kortsu või. Oh! Pane veel üks poolt. Eespoolt. Oh! Kuule, juba parem. Juba läheb ülevaatusele. Juba läheb. Ei hakka maha ajamagi. Noh, juba sirgem. No, ei ole ikka. See on see, et pimedas vaata, ei näe neid asju. Ja siis valges hommikul vaatad, millega sa hakkama oled saanud. Nojah, kuidagi see külg on selle autol eriti õnnetus, see saab kogu aeg pihta. Ja see on see ise tuunitud rooliotsa kinnitus, sellest me saame siis lähemalt rääkida. Tegelikult, võtta, õige rooliotsa kinnitus on see, kus ma seda käes hoian. Aga meil on tehtud käänmiku külge ise koonusega kinnituskoht. Selle jaoks on lastud välja töödelda rooli otsa järgi koonuspuur Karelile spetsiaalselt ja ma ei tea, kas maailmas ühtegi sellist kellegil on veel. Et siin omal ajal on ikka aretatud ja nüüd me saame seda aretist näidata. Aga nagu klassika värk, vaata, Karel sõnus ära ikkagi selle, et no ei oodame, et täna midagi ei juhtu ja õõtsad jäävad sirgeks. No vist jäid õõtsad ikkagi sirgeks, aga käänmik läks katki. Ma pean vaatama, minema sinna kolistama varuosa kasti juurde, et äkki tegelikult on olemas isegi see käänmikud. Minu arust on, aga roolivõimuga on ka probleem, sellepärast et see ei töödanud peale seda pauku, et kas lõi lati ka ära või lõi roolivõimu pumba sodiks, nagu oli seda 350 driftit setil peale pauku ja kusjuures me kasutamegi samad pumpa, mis on Audil. Nii et väga huvitav fun fact. Ei saa kätte. See on madal see pill. Aga me loopisime autosse asju äkki sellepärast. Päris head rulad on ju. Rula või? Täpselt õigel ajal tulid, vaata. Nüüd saab see auto paika suunata, rollad ära võtta ja siis saab teda otse veeretada. Üli hästi veereb tegelikult nende peal. Karl saab üksi liigutada, vaata. Need veerevad nagu päris hästi.
teeme 360, kuule nalja pärast niisama. 360. Okei, punime paikada siis. Ei teagi, kas selleks aastaks on kuiva asfaldi peal sõidetud nüüd, et see oligi viimane pingutus. Talveks tuleb korda teha ju. Saab valida, millega talverõõme nautida. Et tegelikult oli Audiga üle pika ja tore sõita, palju sai sõita ja ei olnudki ta nii hull, nagu ma vanadest aegadest mäletan. Äkki ta on ikkagi ajaga paremaks läinud, nagu hea vein. Et vesimetat ei olnud, see oleks aidanud nagu kõvasti alt otsast jõudu juurde, et sealt puristas, et me saime seda suvalist klaasipesu Lauri käest, aga abiks oli isegi see. Nii et ma ei tea, kas siia episoodi lõppu mahub veel, et me näitame what's the damage nagu sealt õõtsa poole pealt ka või juba sai nii pikk ja tore episood, et jätame seemneks midagi järgmine kord ka. Nii et tšau!